riigilippuse kaudu tõepoolest otse kui Euroopa süda, sest siin kohtuvad erinevad maastikud linnid nii põhjast, lõunast, läänest, idast. Aga läheme siis edasi. Selline pealkiri on mul täna. Pealkirjas peitub tegelikult ka minu väitel, sest ma tõepoolest olen ettevõtja. Ma olen selline ettevõtja, kes elatubki ainult sellest loodusturismi tööst. Ma maksan iseendale palka, ma olen reisikorraldaja, mul on pikk kogemus, väga suur võrgustik Eestis. Olen palju rääkinud oma partneritega, paljude majutuskohtade omanikega, giididega, igasuguste teenuste pakkujatega ja see väide või see tunne ei ole tekkinud üleöö. See paigalseisu tunne on tekkinud mul kusagil viimase 5-3 aasta jooksul, et ma proovin seda täna analüüsida. Oma firma lõin ma aastal 2003, on siiani elus, aga mil moel seda on elus hoitud, sellest võiks terve raamatu kirjutada. Nii, kuna ma tulin ettevõttena rääkima, siis ma täna tahaksin rääkida loodusturismist kui tõesti majandusvaldkonnast, mitte kui pelgalt hobist või elustiilist. Elustiil ta tegelikult on ja jääb. Iga loodusturismi ettevõtja teab seda, et sellega ratsa rikkaks ei saa. Aga elustiil võiks ka olla selline, et kulud saaksid tasa ja jääks natuke üle ka. Laias laastus loodusturism jaguneb vaatlusturismiks ja aktiivseks turismiks. Ma ei hakka siin tooma eraldi välja, mis on ökoturism, mis on see, sellel ei ole üldse olulisust. Minu jaoks on algusest saadik olnud arusaamatu, kui loodusturismi puhul liiga palju kulutatakse aega tootearendusele. Sest minu jaoks loodusturismis on kõige suurem toode loodus ise. Ja selleks ei pea raha kulutama rohkem, kui riik nagu nii kulutab, sest ta kaitseb loodust, kui ta kaitseb. Mida loodusturismis veel on vaja? Kindlasti on vaja makaradu, vaatusorne, varjeid, puhkekohti, head juurdepääsu. Nüüd käsitleme loodusturismi endiselt majandusharuna ja räägime sellest turistist, kes tõesti tarbib tasulisi teenuseid. Ärme räägime turistist, kes läheb õhtuks koju ja võtab oma võileiva metsa kaasa. Ta tarbib erinevaid teenuseid ja kaupu. Kõige olulisem teenus, mida loodusturism, aga ka teised turistid tarbib on majutus. Ma panin umbes selle järjekorra nii, nagu ma arvan, et see võiks olla. Järgmisena võib-olla niimoodi, kui ma mõtleme, kuidas see raha laeb. Jah, et transport, võib-olla toitlustus enne, võib-olla mitte, giiditeenus võiks olla peale seda, reisikorraldusteenus tuleb kindlasti kohe peale neid kõiki. Ja loodusturist sageli ei käi muuseumites, aga ta siiski käib külastuskeskustes. Ja käsitöösemeid ja muid kaupu ostab ta üliharva, aga siiski ostab. Nüüd, et rääkida majandusest, ma mõtlesin, et ma ei tule siia lihtsalt rääkima, et meil on vaja ja teeme koostööd ja nii. See on küll nüüd turism tervikuna. Aga nagu ma ütlesin, et ma tahan täna rääkida loodusturismist kui majandusvaldkonnast ja kuna loodusturism kasutab ka majutusteenust, siis turism tervikuna on meil ka oluline teada. Need andmed pärinevad jaanuari seisuga, kuna ma siis kogusin neid ühe teise
ettekande jaoks, aga ma praegu ei jõudnud vaadata tervet aastat, aga vahet pole, me näeme, et välisriikidesse reisimine kasvab maailmas päris jõudsalt ja väga huvitav on see, et meie riigi või Põhjariikide ja ka Ida-Euroopa riikide vastu huvi tõuseb päris hullusti ja järjest rohkem inimesed kulutavad raha, mis on hea asi. Nüüd, see on üks väga huvitav ja tõesti huvitav. Olge tähelepanelik. Eesti külastas kokku 2016 aastal üle 2 miljoni välisturisti. See on nüüd külastamiste või inimeste arv, aga ööbimised siis tähendab, meil on olulisem aru saada ööbimistest, sest ööbimised toovad raha, mitte inimese arv, sest üks inimene võib ööbida mitmes majutuskohas. Vaatame nagu ööbimist aastas, 4 miljonit. Aga mis veelgi olulisem on, suvekuudel ööbis nii sise- kui välisturist peamiselt linnades asuvates majutusasutustes. Tallinn, Pärnu, Tartu, Kuressaare, maamajutuskohad. Ja vaid veidi üle kolmandiku nendest väljaspool Tallinna ehk veidi üle kolmandiku Pärnus, Tartus, Kuressaares. Päris närv lugu. Tohutu kulutus riigi poolt, mis iganes sihtriikidesse, aga täituvad paremini ainult linnade hotellid. Siseturistide arv on küll kahekordnistunud, aga mida nad siis tegelikult tarbivad ja kas nad raha ka maha jätavad? Välisturistide osas on märgatavalt kasvanud külastajate arv Lätist ja Leedust, Venemaalt ja Aasia riikidest. Need on riigid, kuhu EAS panustab kõvasti raha turutamisse. Aga kas sellest piisab? Need turistid Lätist, Leedust ja naaberriikidest, tihti ka Soomest, keskmiselt ööbivad ühes majutuskohas ainult 1–1,5 ööd. Kes majutuskohta peab, see teab, et see ei ole just kõige rentaablim variant. Ja see arv on püsinud viimase 10 aasta jooksul muutumatuna, mis tähendab, et ei piisa ainult lähiriikidesse turustamisest. Ja mis on kõige olulisem, me räägime loodusturismist, nendest riikidest meile nüüd küll eriti palju loodusturiste ei tule, sest neil on peaaegu sarnane loodus enda ka. Tulevadki linnadesse. Mis minu enda kogemus ütleb? Nüüd ma räägin binokliga külastajast. Ma ei ole väga pädev aktiivse puhkuse pakkumise teemaga, aga ma olen aru saanud, et ega neid pakkujaid väga palju juurde ei ole Eestis tulnud. Seega see olukord võib üsna sama. Ma üritasin nii-öelda põlve otsas aastal 2014 teha uuringu, sest sellist uuringut ei ole keegi veel teinud ja ei olnud siis teinud ja ei ole nüüd ka veel teinud, seda tuleks täpsemalt uurida, et saada aru, mis toimub siis sellesama vaatlejaga, ehk siis, ja ma räägin siin välisturistidest, kellel on binokkel kaelas, ta vaatab linde, liblikaid, loomi, laiviga. Ma üritasin 60 majutuskohast üle Eesti saada vastuseid. Võtsin sellise valimi, päris mitmed olid nagu enda partnerid, aga ma sain 31 ainult vastuse, aga asi see, mingi läbilõike ma sain. Päris mitmed majutuskohad ütlesid, et neil on binokliga välisturiste sama palju, kui mina neile saadan. Aga mõnel oli arv teistsugune ka. Ma liitsin sinna juurde veel 1,2 ja oma konkurentide nii-öelda arve nii umbes ja ma orienteeruvalt arvan, et ega Eestis aastas rohkem üle 2000 nüüd tõesti. Kus on siin see massiturismi oht?
püsima. Külastusperiood aga keskmiselt Eestis on 5–10 päeva. Väga hea. Ja mis on kõige toredam, me ööbib ühes majutuskohas järjestikku vähemalt 2–3 ööd. Ei ole vaja nii palju koristusvahendeid kulutada, ei ole vaja nii palju pesta, mida iganes. See on kokkuhoid majutuskohale, suurem kasu. Külastab mitmeid piirkondi Eestis, tavaliselt teeb ringi peal. Raha jaotub laiali. Ja enda paketeerimise kogemuse tulemusena tean, et mingi keskmiselt 1500 € kulutab Eestis siis niimoodi laiali jaotades. Siin ei ole sisse arvatud lennupileteid. Ehk siis nüüd seesama minu küsitlus. Edasi nad vastasid 86% neist, et nad kindlasti tahaks rohkem neid külastajaid. Ja nüüd, kui ma küsisin, et variandid, tõin ette 5 erinevat varianti majutuskohale, milline on nende meelest kõige kasumlikum turism, siis esikohal oli kogu maja müük ja teisel kohal olid meie grupid. Ööbivad mitu ööd, küsivad palju singleid, väike grupp, aga tube läheb palju loosi ja see on väga maasikas neile. No see ei ole uudis kellelegi, me räägime seda seminaril. Osatähtsus maailmas tõuseb, wildlife-turismi. Varakevadel sattusin väga huvitavale artiklile või kokkuvõttele Ameerikas, panin sinna mingigi osa juurde neid miljoneid, aga see on mingi, pluss-miinus $500,000 aastas reisib välismaale linde ja loomi vaatama ligemale 5 miljonit inimest. Fotoreiside vastu huvi väga kiiresti suureneb. Eestist on kujunemas Euroopa üks ihaldusväärsemaid loodusturismi sihtkohti, nagu ma ennist ütlesin, sest me oleme Euroopa süda, nagu seal brošüüri peal oli, sest meil on nii palju erinevaid liike ja meil on ikka veel siiski metsi, meil on väga liigendatud rannikujoon, meil on toredaid niitusi, meil on rabad, meil on kõik, mida üks loodusturism näha tahab. Miks me siis ikkagi edasi? Raili Melker oli abivalmis, andis mulle varakevadel jälle üheks teiseks ettekandeks küll, aga lubas praegu kasutada maaturismi andmist. Maaturismis liikmete arv on 285 ja sealhulgas siis majutuskohti, mis on kõige suurem tuluteenija, üks puhamisturismi valdkonnas, väga oluline sektor, on 238. Korraldajaid nagu mina või Aivar on ainult 15. Me ei peaks rääkima loodusturismis ainult korraldajatest ja me ei peaks jätma loodusturismi arengu ainult korraldajate õlgadele. Käisin hiljuti EAS-is Tarmo Mutsoga rääkimas ja ta ütles jälle sedasi või sellise lause, et kunagi te ju üritasite, jätsite pooleli, kuhu teie klaster siis jäi ja nii edasi ja nii edasi. See ei käi päris nii, et 10-15 inimest hakkavad otsustama, kuidas seda teha. Ja pealegi on meil kõigil väga erinevad arusaamad hetkel, või tähendab olid sel hetkel, mida me tahame teha. Ja sellest, kui me seda klastrit proovisime teha, nüüd 10 aastat möödas, nüüd me oleksime palju rohkem ja kiiremini valmis edasi minema. Keskmine töötajate arv on maaturismi ettevõtetes 4. Need on nüüd 2012. aastast, nii märkis Raili. Pange tähele, keskmise palga kohta infokuul. See on natuke ebamugav teema. Aga nüüd läheme edasi. Keskmine müügitulu, ära mine siit. Keskmine müügitulu aastas on 44 481 ja kasum 3078. Kes nüüd natuke on kursis majutuse või toitlustusega oma hinnaga, siis tõesti sellise
palka, ei olegi võimalik endale palka maksta. Teenuse tarbijate arv on antud Statistikaametile. 85% tarbijast on eestlased, aga eestlane tarbib tasulisi teenuseid vähe. Ja kui tarbib, siis peamiselt firmaüritused, pulmad, teod, loodusturisti on vähe. Ja välisturistid on ikka ja endiselt peamiselt naaberriikidest. Asi on näed. Millest te siis kõneleb? Miks on nimelt teid areng? Minu meelest on see suletud ring. Just kui tahetakse ellu jääda ja tõesti pingutatakse, välja ei tule, tuleb teha mitut tööd korraga, tehakse hobi korras. Ja kuidas seda laadi nii-öelda ettevõtja, kes tegelikult päris ettevõtja justkui ei olegi, üldse saab panustada või on huvitatud panustamises. Hooaeg on endiselt lühike, ikka turundatakse lähiliikidesse, keegi investeerida turundusse ei taha, oodatakse kaelad õielile, andke meile raha. Noh, ja siis ikka see tootearendus, toode on nina all ja külastame üksteist ja teeme kaasid, mida me ellu ei vii. Ja siis see sama hüütamine ja enda hüütamine, mis ongi see, et need väiksed ettevõtted on väljapääsmatus olukorras, neile ei jätku endale palka maksta. Isegi siis, kui nad üritaksid, kui nad tahaksid või on siin taga ka midagi sellist, mis nii väga võib-olla teema on üsna ebameeldiv teema, sest toon näite, mina olen juba 2003. aastast pakkunud reise ja eestlasi on paraku küll nüüd väga väheseks jäänud, aga ikka veel küsivad isegi pankurid minu käest teenust tellides, kas sinult arvet ka saab. Päris huvitav. Loodusturism on hobi Eestis. Ja hobi korras tegemine ei vii meid edasi. Sest tegelikult meid ei huvitagi, kas me saame paremini või ei saa, sest et nagunii ei saa. Ja paljud noori peale ei saa. See on probleem. Ometi on meil kõik olemas selleks, et midagi teha. Toome siin siis mõned sellised arvud veel, et natuke rohkem mõtlema panna. Minu eesmärk ei ole täna mitte kedagi kritiseerida, vaid räägida probleemist. Tootearendusse ja turundusse turismis investeeritakse igal aastal ligemale 50 miljonit. Maaturismi panus viimase 10 aasta jooksul on 1 miljon. RMK investeerib taristusse, loodusharidusse 6 miljonit. Kõikvõimalikud keskkonnaprojektid, tipiraha, liigikaitseprojektid, kõik muu, ma ei tea, mitmed miljonid on seal. Üle 100 miljoni kokku teeb see kõik võib-olla, aga tagasi justkui ei tahetagi teha. Viimased aastad on EAS kasutanud, viimased 15, argumenti, et meil on puhas ja hästi säilinud loodus, aga külastajate arv kasvab endiselt linnades ja turundus tehakse riikidesse, kus loodust on niigi hüva. See on nüüd selline koht, mis ma olen
on see loodusturismi ettevõtja natuke nagu selline tülikas tüüp. Olen kogenud. Lähen edasi. Väga paljudes omavalitsusarengukavades, võib-olla kõigis Eestis, on loodusturism prioriteetne valdkond. Olen ise neid arengukavasid aidanud teha ja juures viibinud ja kavasid ja kavasid. Kõik tuleb teha, keegi ei analüüsi pärast, kas see tehtud ka on ja mis selleks tehtud. Kas see ikka siis on piisavalt arendatud. RMK investeerib miljoneid. Need makarajad on enamus aastast tühjad ja vaated on, või siis isegi keset suve tühjad. Kellele või mille jaoks? Mõnikord ei vasta need vaatetornid ka ootustele. See on nüüd see koht, mis siin puudutas Keskkonnaameti Tarmo, vabandust. Ja Kapaja, et mina oleksin valmis diskussiooniks, et ma olen liiga palju saanud maailmas ringi käia tänu oma tööle. Meil on levinud arusaam, et me juhime turiste eemale, et ei häiriks. Mina olen märganud, et mujal maailmas juhitakse turiste lähemale, aga meetodid, kuidas juhitakse, on hoopis teistsugused. Sest inimest ei huvita see, kui ta läheb torni ja näeb ainult, et oi, kui ilus on Eestimaa. Ta tahaks näha, mis seal liigub. Ja paljudest tornidest Eestis me ei näe isegi vaatetornina midagi. Vaatetoruga. Et hästi palju, tegelikult Eesti on väga tublit tööd teinud looduskaitse puhul. Ma olen seda suure uhkuse ja innuga promonud mujal maailmas ja tõesti olnud uhke Eesti looduskaitse üle. Aga nüüd on järjest rohkem hakanud härdima see, et tegelikult see taristu ja kõik see on suunatud justkui selle tasuta tarbimisele, aga need päris rahad sisse toovad turistid, nende arv ei suurene ja kuidagi see on jätnud ainult meie enda õlule, aga me ei oska sellest välja tulla. Kuum teema täna Eestis on muidugi metsade raie, aga see ei puuduta tänast seminari. Aga selge on see, et kui riik arvab, et pigem sellega raha tagasi teenida, siis tõesti loodusturism ei olegi raha. Sest me peame siis tubli 50 aastat ootama, millal jälle need liigid tuleks või see mõned väärtused. Nii, arutame siis. Võttes aluseks Statistikaameti ööbimiste arvu väljaspool Tallinna eelmisel aastal ja keskmine ööbimiste arvides kohas on 2 ja võtame keskmises voodikoha hinnaks 35 €, mis on, ei ole nagu ülepaisutatud. Saame müügituluks üle 40 miljoni väljaspool Tallinna. Kordan veel, iga loodusturist võiks tarbida majutust. Majutust tuleb elavdada ja hoida. Nüüd vaatame maaturismi ettevõtjaid. Nende panus, nende käibe järgi, mis ma sain, võiks olla, on praegu momendil mingi 10,5 miljonit. Loodusturism pikendab hooaega oluliselt. Tegelikult saab Eestis loodusturistile pakkuda teenuseid jaanuarist kuni oktoobrini Pärnu majutuskohtadele ja ka toitlustusasutustele. Ta tarbib peale majutusteenusega toitlustustranspordi liigiteenust, korraldusteenust, sealt tuleb raha juurde lisaks. Ja kordan veel kord, keskmiselt kulutab 500 €. Ja nüüd, kui me suudaks binokliga külastajate arvu tõsta 20 000, siis see teeks 30 miljonit müügitulu juurde. Lisame sinna teist sama palju aktiivse puhkuse või aktiivse ja kultuuripuhkuse külastaja välismaa.
ma leian, et see ei ole massiturism, kui me jagame need punkte peale ära. Nüüd ongi nii, et tegelikult meie ettevõtjad üksi seda ära ei tee. Minu meelest, ja see ei ole mul eilne mõte ega tänane, esimest korda avaldasin ma sellist arvamust aastal 2021. Sambias käies, kus ma osalesin Aafrika regiooni turismi ja kliimamuutuste konverentsil, millel paneeldiskussioonidel oli siis, kuidas ikka saab arendada ja kõik nii. Ja ma mõtlesin seal kaasa ja ma leidsin, et sellest ei ole kasu, kui meid ainult õpetatakse, koolitatakse ja me vahetame kogemusi, vaid see peab olema riiklik otsus ja riiklik plaan. See ei saa olla nii, et altpoolt ainult. Riik peab otsustama, kas sellel riigil on vaja seda laadi turisti või ei ole. Ja see, kuna Eesti on nii väike ja väikse rahvaarvuga ja me teame, et eestlane ise raha sisse ei too suuresti nendele ettevõtetele, siis tuleks seda ka eripärast lähtuvalt käsitleda, seda valdkonda. Ja tuleks analüüsida ja tõesti tegevusplaan teha ja seda on ja tõesti ka ellu viia. Kui on vaja muuta seadusandlust ja väga oleks vaja muuta hoiakut. Mina tunnen endiselt, et äri ja raha eest loodusesse inimeste viimine on päris paljude silmis ikka veel halvamainud loodusinimeste silmis. See on ebanormaalne. Ja meedia saab siin palju kaasa aidata. Ja siis on siin midagi veel. Ahaa, selgitus veel kord, kui asi on natuke segane. Veel kord, ainult 1,3 miljonit. Me ei saa võrrelda ennast ei Soome ega Rootsi ega Saksamaaga. Seal on siseturisti nii et küll. Isegi kui neid miljoneid ei ole rohkem väga, Soomes on vist 4 või 6 miljonit elanikku. Aga Soome on nii suur, kui ta ikkagi reisib lõunast põhjast, ta kindlasti jääb ööbima. Eestlane tuleb koju. Seetõttu me ei saa kopeerida. Island on nii hästi käima läinud, nad on hädas. Massiturismi me ei taha, äkki ei ole õige eeskujust võtta. Võib-olla mõni Aafrika liit. Ma ei tea, kuidas nemad on seal käima selle.